Kui me žüriiga algul vaatasime sellest objektist fotosid, siis oli nii mõnelgi oli selline õlakehitustunne, et on järjekordne eramu kuskil. Aga kohale minnes ja juba kaugelt nähes Männimetsa vahel sellist hoonete kompleksi, et see nagu avaldus koheselt nagu muljet. Sinna hoonesse sisse või vahele minnes tekkis kohe selline selge tunne, et see on õige asi, see on ehe asi oma lihtsuse, oma puhtuse ja oma vormikeele poolel. Ruumirahendus oli arhitekti poolt põhimõtteliselt paika pandud ja siis mina natukene kohendasin. Ütleme, niisugused miniatuursed kohendused, et mõnede uste muutus või ruumide suuruse proportsioonid. Materjali kasutuses tegelikult oli soov, et oleks kõik naturaalsed materjalid. Kuna väljas on palju betooni, siis ütleme, et betoon oli, ütleme, et see oli kliendi poolt küll antud, et ta tahtis kindlasti siseviimistluses näha ka betooni. Mis selle hoone eriliseks meie jaoks tegi, oligi just see meie jaoks võib-olla niisugune uus minimalism, et meil on nagu kõik ehe. Et tänapäeva minimalismi all me mõtleme kindlasti, kui on nagu puhtad vormid ja on valged ja on sellised monokroomsed, aga seal oli minu jaoks nagu mindud nagu üks samm edasi või tagasi, et see ka materjal oli puhas ja minimalistlik. Mina oma käekirjas üldse tegelikult mulle meeldib, et see taust on head materjalid ja pigem nagu toetab seda sisustust, et siis selle sisustusega annad sa selle sooja ja hubasuse ja selle näo, mida klient tegelikult tahab. Mulle endale tundub see klassikaline pikk koridor ja kus on näha sellised ukseavad, et igav. Et võiks ka siis, et pühendume palju erinevate ruumi sisustamisele, et see koridor võiks ka siis olla põnev. Et mina olen leidnud, et kasutada siis materjali, väga hea materjal kasutada puitu ja siis peita lihtsalt uksed sinna sisse ära. Nad on ilma klassikalise lengita, peithingedega ja siis ei ole alliistu ega üleval, et käivad lihtsalt täitsa vabalt. Betoonlae ja põranda vahet. Perenaisel ja peremehel olid natukene erinevad soovid stiililt. Siis saunamajas võib-olla jäi siis peremehe stiil rohkem mõjule. Et siin on natukene püütud sellist alpi modernset stiili, et mis tuleb küll rohkem välja, et siin on kasutatud seda vana puitu. Et seda me oleme kasutanud nii mööblis kui siis leiliruumis, ja mis siis harmoneerub natukene, et peamajas siis on betoonis näha seda lauamustrit. Mina arvan, et sisekujundus tegelikult peab olema omaniku nägu, et peabki peegeldama seda perekonda, nende hobisid, tegevust, et see on väga personaalne. See on väga selgelt on aru saada tellija iseloomu, kui sa lähed sinna kas eramusse või lähed kellegi kontorisse, sa saad väga selgelt aru omaniku käekirja, ellusuhtumise, elukvaliteedi ja tõekspidamised. Ja just sellisel kujul, nagu see tänane valik meil siin tehtud oli, et julge nagu elada ise, et ei pea alati vaatama neid klantsajakirju ja et kõik ei pea olema läikiv ja poleeritud, vaid et sa julged elada ise oma kvaliteediga ja et sa saaksid ise endale selle kvaliteedimärgi või suuna rajada.